kui Kiievi suurvürst Jaroslav Vladimirovitš 1030. aasta paiku Kagu-Eesti vallutas ja Tartusse oma linnuse rajas, oli Vana-Venemaa eliit juba mõnda aega kristlik. 11. sajandi Tartust on leitud kristliku kultusega seotud esemeid ja vähemalt linnuses pidi garnisoni ning asula elanike jaoks olema ka kirik. On hästi teada, et eesti keele kristliku terminoloogia mitmed põhisõnad on laenud vana-vene keelest. Rist, ristimine, raamat, paast, nädal. Saab eeldada, et need on üle võetud enne 13. sajandit. Kuid on oluline meeles pidada, et veel 12. sajandil polnud Põhja-Euroopas erinevus katoliku ja õigeuskliku maailma vahel oluline. Kristlase ja pagana eristamine oli tähtsam kui vahetegemine katoliiklase ja õigeuskliku vahel. Ning kui lembitu soovinuks nautida tõeliselt kõrgetasemelist kunsti, olnuks tal valida, kas võtta ette paari nädalaga tehtav reis Pihkva Miroža kloostri Kreeka meistrite freskosid vaatama või siis pikk ja vaevarikas teekond näiteks Saksamaale Hildesheimi. Läänemere-äärne suur majanduslik ja kultuuriline arenguhüpe leidis aset hiljem, alles 13. sajandil, ja seega on ida poolt lähtuvad eeskujud igati arusaadavad. Vähemalt Kagu-Eestis oli õigeusu maailmast lähtuvalt kultuurilised eeskujud ja kristliku religiooni levik 13. sajandi alguses kindlasti olemas. Isegi kui sihikindel misjon õigeusu kirikule sel perioodil veel võõras oli. Kuid seda mõju ei tohiks käsitleda kui konflikti katoliku ja õigeusu konfessioonide vahel. See vastasseis oli Vahemere maades juba olemas ja mõni Kreeka päritolu piiskop üritas seda ka Vana-Vene aladel juurutada, kuid enne hiliskeskaega ilma nähtava eduta. Kui mõni muinasugalane oligi näiteks Pihkvas õigeusu preestri poolt ristitud, siis pärast 1224. aastat sai temast ilma täiendava tseremooniata või vormilise üleminekuta kohaliku katoliku koguduse liige. Ning kui tõenäoliselt kusagilt Põhja-Saksamaalt pärit katoliku vaimulik kohaliku keele ära õppis, rääkis ta oma kuulajatele ristist, ristimisest ja paastust.